Ahoi! Jälle järve ääres. Täna on selle nädala ainuke vaba päev ja telkima minna kuhugi siis ei saa ja siis tuleb päeva ära kasutada jälle kalapüügiks. Tulin samasse kohta, kus olin eelmine kord, aga seal tagapool, täitsa taga tundub sihuke rahulikum, kus ei ole seda lainetust. Ma arvan, et ma püüan esialgu siin eespool lihtsalt elussööta rohkem valmis, siis jätan enda ratta siia lukku ja liigun õngedega tahapoole, siis ehk ei uju need elussööda punnid nii kaldasse ja ei jää kinni ja muud probleemid. Kaasa võtsin seekord jälle mõlemad elussööda õnged, siis elussööda püüdmiseks tavalise rakendusega, aga seekord vahetasin punni ära. Ei ole enam jõepunn, pink, matkapliit, veekann, vesi, nuga, termos kohvi jaoks, siis nuudleid, mingid vorstikesed ja ketšupit ja seekord ma püüan saiaga elussööta. Pakin enda laagri lahti ja vaatame, mis edasi saab. Seekord on juba keerulisem veidi püük selle saiaga. Käivad ja nokivad ja saiakuul on hetkega kadunud. Aga tegin vahepeal endale nuudlid valmis ja kohvi ja üritan ikka midagi kätte saada. Saiakuulid otsustasid siiski koostööd teha ja 2 tükki olen kätte saanud. Ehk tuleb veel mõni ja siis viskan esimese elussööda õnge ka sisse. Ma alguses ikka viskan siia samma. Lainetust väga eriti ei ole enam ja sealt poolt ma sain ka eelmine kord. Proovin esialgu siin. Proovime siis siin. Viskan esimese sisse. Võtan jälle lukust lahti. Seal ta siis on. Seni püüan elussööta edasi ja vaatab, eksab juurde. Siis viskan ka teise elussööda õnge kuhugi sisse. Ja vihm tahab ka tulla. Tõin selle ühe õnge siia tahapoole. Päris taha veel ei läinud. Aga ise lähen tagasi sinna ette ja jätan selle siia. Ja hiljem tuleb vaatab. Aga teen selle õngega vist sellise triki, et siin on mingi roigas, et panen selle roika, juurika, kuidas seda nimetada. Panen õnge varre peale, et kui peaks tulema haug, et siis ta seda ritva mul vett ei tiriks.
aga hea küll, lähen tagasi ette. Mis vahepeal toimunud on? Toimunud ei ole mitte midagi. Eks ikka mõne elussööda kala olen juurde saanud. Ma ei tea, kui hästi näha on. Aga punnitul peavad niisama ja ei ole keegi ründamas käinud. Ma arvan, et ma võtan nüüd elussõdaõnged välja ja lähen täitsa taha otsa. Seal on sukest lainetuse vaba ala. Vaatame, mis sealpool toimub. Tagumisse otsa jõudsingi. Viskan ühe elussõda siia kohe ja teise sinna teisele poole ja ise hakkan siin kuskil vahepeal elussõtta uuesti proovima. Kaldad on siin sellised, nagu oleks rabas. Aga viskan kõnge sisse ja mõlemad õnged ja siis vaatame edasi. Punnid jälle sees. Üks on kusagil seal. Ja teise jätsin suht enda kõrvale. Viskasin lihtsalt sinnapoole. Ja ise nüüd vaatan siin keskel. Kas tuleb elussööta juurde? Mingi nokkimine käib. Keegi käis korra rabamas. Aga nüüd on jälle vaikus. Kas viis ära elussööda või on see üldse alles, aga rabas mööda. Uurin maad natuke, võtan välja, vaatame, mis saab. Täitsa alles oli, aga keegi ründas. Viskan uuesti sisse. Kohvi valmis. Viisin seal selle tagumise õnge tahapoole veel. Aga võtnud ei ole keegi ja tõin vorstikesed ka siia. Nosin siin kohvi kõrvale ja kui siin tunni jooksul midagi ei toimu, siis täna jään ilma kalata. Tunnike veel olen, siis pakin asjad kokku ja sõidan tagasi koju. Kuskil 15 kuni 20 kilomeetrit on minna. Siis tuleb enne pimedat minema hakata. Aga kui midagi toimuma hakkab, siis ma lükkan kaamera jälle käima. Vist ei jää kalata, keegi põgeneb. Midagi on otsas.
aga kas on ka mõõdus, ei tea veel. No nii, selline isend. Võib öelda, et sama suur kui eelmine kord. Nii, paneme saba otsa juurde. Jah, vana mõõt on siiani ja nii, ongi kuskil 10 senti, et täpselt sama mõõt nagu eelmisel korral. Läks hästi. Kell hakkab vaikselt 6 saama. 15 minutit on veel aega. Kui lähen, võtan selle tagumise õnge välja ja toon ära. Ja siis saab veel istuda siin eesõnge juures nii kaua, kuni kell saab täis, et peaks hakkama liikuma. Tõin siia ettepoole ära. Teisel pool järve on ka üks kalamees paadiga peal. Saigi selleks korraks mu kalapäev jälle läbi. Võib jälle rahule jääda. Aga tavaliselt ongi, et kui ma siia selle järve äärde tulen, ega ma siis nälga ei jää. See on nagu kindla peale tulek. Asjad on kokku pakitud, hakkan sõitma, kell on 6:30 ja koju peaks pimedaks jõudma. Polegi rohkem midagi öelda ja kui ainult seda, et näeme järgmises.